Antiigiäri aarded ei ole tõsi küll teab mis suur, aga selle eest väga armas ja mahutab üsna rikkalikult originaalmaale. Ja ka iseäranis personaalne on mööblivalik. Mööbel on valdavalt pärit 19. sajandist, valmistatud käsitööna täispuidust ja ülikorralikult ära restaureeritud. Lisaks vääristpuitudele on kasutatud veel selliseid eksootilisi materjale, näiteks nagu isegi kilpkonnaluu ja pronks, mis iseenesest justkui ongi sellise elegantse ja väärt mööbli päris osa. Kui jutt oli maalidest, siis erinevas stiilis on siin neid kokku 300 või 400 ringis lausa üle kogu Euroopa, Eestist, Venemaalt, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja mujaltki. Vanimad neist on pärit 18. sajandist, aga leidub ka üsna kaasaegseid töid. Lisaks maalidele ja mööblile on antiigiäris veel mitmesuguseid ajastuhõngulisi aksessuaare nagu vaasid, küünlajalad, kujukesed, pronksist seina- ja kaminakellad, hõbenõud ja mõndagi muud huvitavat. Haruldasemaks ja põnevamaks tootegrupiks on aga kindlasti eksklusiivsed valgustid, sealhulgas suured 19. 20. sajandi algusest pärit lühtrid, mida mujalt üldjuhul ei leiagi. Muide, antiikset mööblit ja aksessuaare ei maksaks peljata ka kaasaegses interiööris, sest väga paljut on võimalik suurepäraselt omavahel kokku sobitada ja luua seeläbi tõeliselt ennenägematuid lahendusi. Kahtluste või kõhkluste korral võib julgesti pöörduda kaupluse töötajate poole, kes aitavad teid meelsasti. Nii saate sisustuse osas konsultatsioone, nõu küsida, erinevaid asju sobitada ja miks mitte tulla ka võimaluse korral oma sisekujundaja ja sisearhitektiga kauplusesse sobilikke asju valima. Ja muide pidage meeles, et antiigiärimehed on seda sorti rahvas, et võtavad või 5 maali selga, tulevad teie koju ja vaatavad, milline parajasti teie seina võiks sobida. Mis siis sellest võib järeldada? Loomulikult seda, et igale inimesele lähenetakse täiesti personaalselt, parutakse kannatust ja muide, sama loominguliselt tuleb suhtuda ka antiigiäri lahtioleku aegadesse. Neid lihtsalt ei olegi. Tuleb võtta telefon, helistada ette ja pood on teile avatud.